Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse neitsid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 26. jaanuar kuni 1. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin valikute kaardiga, et see on mõõkade 2 ja mõõkade 2 ütleb seda, et teil tuleb valik teha. Selleks, et üldse edasi liikuda, tuleb teil teha valik. Aga teie kardate seda valikut teha. Teil on hirm, teil on siin see varjude kaart tuleb kohe järgi, teil on hirm selle ees. Te kardate siin üksi hakkama saada, et see müntide kaart räägib seda, et teie ise olete oma laeva kapten, teie juhite oma laeva, aga teie küürite ka tekki. See tähendab, et teil on hirm selle ees, et kuidas te nüüd üksi hakkama saate, kui te oma valiku teete. Edasi tuleb sauade kaart ja sauade kaart on selline egode võitluse kaart. Et siin on ikkagi selline, keegi üritab käske jagada ja eeldab, et teised seda kõike täidavad, mida tema seal käsutab. Siin all on veel üks siuke võitluse kaart ja see on mõõkade 5 ja mõõkade 5 on võitluse kaart, aga see kaart räägib ka seda, et te võite võita, aga see võiduhind on liiga kõrge, et te maksate liiga kõrget hinda selle võidu eest, kui te asute võitlema. Üleüldiselt ma vaatan seda nädala lugemist siin üle nagunii kõike kokku võttes, teil on vaja teha valik, te kardate seda teha. Te ei tea, kuidas te üksi hakkama saate, keegi siin üritab teid kamandada, võib-olla üldse laidab maha ja te tahaksite temale vastu vaielda ja temaga võitlusse asuda. Siis siin all on üks selline kaart, tema on keisrinna kaart ja tema ütleb, et ärge asuge võitlusesse. Keisrinna on täis armastust. Tema armastab kogu maailma. Tema on selline naine, kes läheb appi, kui on keegi hädas. Tema võib anda näljas olevale inimesele saiapätsi, tema läheb lükkab lund naabrinaise teed puhtaks, kes ise võib-olla ei jaksa või ei saa selle lumekoristusega hakkama. Tema märkab abivajajat, tema aitab vanad inimesed üle tee, tema annab hulkuvatele koertele kassidele süüa, tema toidab linde. Temal on küll ja temal on kõike küll. Temal on küll nii seda empaatiat teiste inimeste, loomade ja lindude vastu, kui temal on nagu seda küllust, mida jagada, et tema sahvrid on täis, tema rahakotis tuul ei vilista, temal on nagu kõike küll ja ta lahkelt seda ka jagab. Et ärge siis teie ka võidelge, kui teil peaks olema tahtmine kellegagi võidelda, ärge siis võidelge või vähemalt kaaluge seda mittevõitlemise võimalust. Ja miks ma seda räägin, et ärge võidelge, olge hea ja aidake teisi, kui teil on see võimalik ja kui te näete abivajajat, siis ärge keerake talle selga. Sellepärast, et siin teie nädala lugemise viimane kaart on maailmaratas ja see kaart räägib sellest, et üks etapp teie elus saab läbi ja algab uus. Algab uus täiesti puhtalt lehelt, et kas siis on vaja võidelda mingite asjade pärast, mille te niikuinii selja taha jätate ja kui seda võitlust on vaja, no siis võidelge ausate vahenditega. Igal juhul üks on selge. Valik tuleb teha ja algab uus etapp. Ühe etapi lõpp tuleb siis jaanuari lõpuga, tuleb ka teie elus ühe etapi lõpp ja hakkate täiesti uuesti uus aasta ring, uus rataring hakkab peale teie elus veebruari algusega. Mis ma oskan teile siis soovida sellesse nädalasse? No tarku otsuseid, vähem võitlust, et valikut tuleb teha, tehke oma valikud ja olge kindlad, et see, mis iganes oli, jääb selja taha, tuleb uus ja palju-palju parem, hakkab uus aastaring.
Aga jah, mis ma siis soovin, ikka head, et olgu teil ilus nädal, targad valikud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.